Mu nimi on Urmo Merilä ja töötan toetuste arendamise osakonnas ja olen RTK-s töötanud juba natuke üle 3 aasta. Olen Inna, olen RTK Tallinna kontoribüroo juht. Mina olen Diana Mäll ja töötan personaliteenuste osakonnas keskse koolituse talituses projektikoordinaatorina. RTK kui asutusena pakub eelkõige tuge ministeeriumitele, et ministeeriumiks saaks keskenduda oma põhitegevusele. Ehk siis sisuliselt me aitame neil ära korraldada personaliarvestuse, finantsarvestuse. Me korraldame ära ministeeriumitel selle töö, kus nemad on seadnud eesmärgid ja leppinud kokku, et kuhu nemad oma toetusi tahavad suunata. Aga meie pakume just lahendusi selles osas, et kuidas seda oleks kõige parem rakendada. Kandideerisin, et leidsin täitsa avalikust portaalist töökuulutuse ja siis kandideerisin. Meie siis tegelikult seisame kogu tiimina selle eest, et pakkuda avaliku sektori töötajatele kvaliteetseid koolitus- arendustegevusi, et viime siis läbi koolitushankeid, et seetõttu saamegi siis kvaliteetseid koolitusi pakkuda, et meil on hangetes väga kõrged nõudmised oma partneritele, koolitajatele. Minu töö aitab luua head töökeskkonda, aitab inimesi meeles pidada ja kannab hoolt ütleme pehmete väärtuste eest RTK-st. Ma tegelikult ise väga tahtsin tulla siia, et ma kandideerisin ja olen tegelikult 3 aasta jooksul olnud juba 2 ametikoha peal. Ma töötasin kõigepealt toetuste rakendamise poole peal, kus ma seisin hea selle eest, et oleks kliendiga hea suhtlus ja kliendid saaks ja toetusajad saaks oma unistusi ellu viia ja oma projekte suurepäraselt ära teha. Aga nüüd olen toetuste arendamise poole peal, kus ma siis kujundan kogu seda toetuste andmise valdkonda tervikuna üle Eesti. Mulle RTK-s meeldib eelkõige see, et tegelikult RTK panustab riigi arendamisse tervikuna. Meil tegelikult on suurepärane meeskond, et meil on tõesti parimad inimesed oma valdkonnas, kes teavad, kuidas asju teha ja leiavad alati parimaid lahendusi ja mitte ainult lahendusi, vaid ka tegelikult teevad ära. Paindlik töökorraldus, et me võime ükskõik mis Eesti otsast töötada, et ilma et meie töö kvaliteet seetõttu langeks, et pigem just on motiveeriv. Et RTK võimaldab oma töötajatele leida tasakaalu eraelu ja tööelu vahel.